Tere tulemast tagasi mu kanalile. Ma olen tulnud siia enda lemmikasukohta Perdis jalutama. Ma pole siin ammu käinud. Mul on täna vaba päev ja ma võtan teid siis kaasa. Täna on jälle täiega ilus ilm. Päike paistab ja täpselt siuke nagu kerge jahe tuul. Siuke kevade tunne on peal. Kõik siin surfavad, käivad ujumas. Minu jaoks on natuke liiga jahe veel. Aga ma tahtsin tegelikult rääkida sellest, et ma just hiljuti nägin siukest naljakat unenägu, kus ma siis elasin Eestis ja ma nagu polekski kunagi Austraaliasse kolinud. Ja siis see pani mind mõtlema selle üle, kuidas kõik oleks nagu nii teistmoodi. Nii, hoidke mulle pöialt, et see laine minuni varsti ei jõua. Ma olen täiega hakanud hindama pere ja sõpru, seda networki. Ma olen palju inimesi kohanud, uusi sõprusi, siuksed jäävaid sõprusi on nagu üliraske teha. Need õiged sõprused on ikka sellised, kus vahet ei ole kaua möödas viimasest kokkusaamisest, kui sa saad selle inimesega kokku, jätkad täpselt sama koha pealt nagu enne. Ja just siukseid sõprusi, ma olen aru saanud, on väga raske nagu uusi teha. Ma tulin siia kohvikusse pausile. Ma tellisin almond iced matcha. Päris hea. See on praegu päris popp siin. Meil kohvikutes ka igal pool tellitakse ja siis nad panevad veel siia maasikasiirupit. Nüüd järgmine koht, kuhu me lähme, on Karli soovitatud. See on Bay Lookout. Teine õppetund, mis ma nüüd Austraalias olen siis kogenud. Siin ei ole nagu neid sotsiaalseid gruppe ümber, mis siin nagu alateadlikult ikkagist mõjutavad. Et kui sa teed mingisuguse julgema sammu, siis siin ei ole mitte kedagi, kes sulle midagi pahaks paneb või mingit arvamust avalda. Siin ma olengi sellega nagu õppinud rohkem tundma seda, mida ma ise päriselt sügavalt sisimas tahan, et vahet ei ole, mida teised sellest arvavad. See on aidanud nagu rohkem iseendast siis aru saada. Nii mõnus siuke puhkuse vibe on peal, kuigi ma lähen homme tööle. Ma ostsin endale uue kaamerakoti. See on täiega nunnu. Mulle mahuvad siia kõik mu asjad ära. Mu kaamera, 2 objektiivi, mikrofon koos laadimiskarbiga ja telefon ja väike statiiv isegi. Nii et idekas. Ma kavatsen selle oma väiksele soolotripile kaasa võtta. Järgmine õppetund, mida mulle välismaal elu on õpetanud, on see, et igast olukorrast tuleb alati välja. Ükskõik kui hull parasjagu võib tunduda, kas siis tööotsingul, elamisotsingul, võib-olla mõlemad samal ajal korraga või siis, kui sa lähed uuele tööle ja sa pead täiesti nullist õppima mingisuguseid uusi oskusi. Alati tuleb kõigega toime ja lisaks vabaduse tunne. Siin saab põhimõtteliselt aastaringi käia õues, jalutada, joosta, käia jalgrattaga sõitmas, käia kämpamas. Siin on nii palju nagu väliseid siukseid tegevusi, mida sa saad põhimõtteliselt aastaringselt teha. Et see on midagi, mida me Eestis ei saa kahjuks teha meie pika ja tumeda ja külma talve tõttu. Karl lõpetas tööpäeva ja me nüüd lähme Nepali restorani, nii et lähme sööma. Ega seal seafoodi on teine? Me tellisime riisiveini. Ja see on päris huvitav.
Katmandu chicken. Siis tellisime momosi või? Jah, momod. Erinevad mingi steam, supi sees, fried ja siis spiced. Chicken, buffalo juustuga. Ja ma proovin mingi esimene. See oli buffaloga, on ju? Jah. Kodutehtud pelmeeni maitseb. Aga mis see teine kaste on siin? Ma arvan, et see näeb välja veits nagu chili oil. See on chili. Ole. See on õige chili. Ole. See oli, oi. Oi. That's all good.